Kõik me tahame enda elus aeg-ajalt midagi muuta. Kas pole tõsi? Aga enamus teeb selle vea, et hakkab ootama, millal ta on valmis muutusteks. Aga mõelge korraks, kas tõesti on olemas hetke, kui te olete täiesti valmis, perfektselt tegija hetkeks, kui te tahate midagi muuta? Vaevalt. Sest et alati on midagi puudu. Ja puudu, näiteks, et situatsioon ei ole õige, inimesed pole ümber, ilm pole selline, koht pole sobiv, töökaaslased pole sellised, elukaaslased pole sellised ja nii edasi. Küll aga selleks, et edasi minna, on meil vaja vastupidiselt sellele, et me oleksime valmis nii-öeldes mentaalselt ja ratsionaalselt kogemust. Kogemust, mis annab meie ajule signaali, et õnnestus. Nii et kui teil on mingisugune soov, mis iganes, ma ei tea, näha välja parem, olla targem, õppida, reisida, vahetada elukohta, mis iganes, siis alustama tegelikult peakski sellest, et seadma selle mõtte väga selgelt, mida te tahate, ehk siis selle lõppeesmärgi, ja hakata tegutsema. Tavaliselt, mis meid hoiab kinni selle tegutsemise ees, on hirm määramatuse ees. Ehk siis see, mis on praegu, on ju tuttav ja turvaline. Ükskõik kui halb ta ei ole, aga vähemalt on ta aju jaoks ette aimatav, näiliselt kusjuures. Sest et alati on väga palju teisi faktoreid, mis ju mõjutavad seda kõike. Nagu, see on ju see, mida ma tunnen ja mida ma tean. Aga nüüd, kui meil on vaja nii-öeldes hüpata tundmatusse, tekib situatsioon, et ei tea, mis seal on. Ja nüüd hakkab see kujutlus tööle, mis kõike hullusti võiks veel minna. Ja aju ei tee ju vahet meil, kas on kujutlus või on reaalsus, ja loob kenasti nii-öeldes mõte, neurofüsioloogiline reaktsioon, mõte, mis omakorda võimendab seda reaktsiooni. Ja see mõte muudkui läheb hullemaks ja te tajute, et te ei suuda kunagi. Ehk siis, mida siis võiks teha? Esiteks, enamus teraapiaid keskendub sellele, mis toimus minevikus ja kuidas sellest nüüd lahti saada. Täitsa vale küsimus. Õige küsimus ja tunduvalt nutikam oleks ju küsida, mida ma tahan saada läbi muudatuse. Mis on mu elus puudu? Ja hakata sinna suunas minema. Ja sellisel juhul olete te juba tunduvalt kaugemal kui siis, kui te muudkui kaevute minevikku. Ja muudkui olete seal ja seal ja seal. Ja nüüd, kui mul on selge, et mida ma tahan ja kui ma võtan selle väikesteks sammudeks, et millest ma saaksin alustada täna, siis pisikestest sammudest pidavad ju kõik teekonnad nii-öeldes koosnema ja tõsi ta on. Siis te saate ju teha sealt ka plaani, et okei, mis on realistlik plaan. Ehk siis, kui ma teen nüüd seda, siis seda ja siis seda ja siis seda, siis ma suurendan tõenäosust saavutada seda, mida ma tahan. Probleem tekibki selles, et iga kord, kui tekib vastuseis, hakkab jälle uuesti otsast peale. Ajus käivitub nii-öelda see vana mehhanism, ehk siis teie tore sisemonoloog sisuliselt võiks öelda, mis hakkab teile rääkima, et täpselt seda sama mõttemuustrit, mis oli. Aga kas see on nii? See ei ole ju, sest minevikut ei saa korrata ja tuleviku suhtes te ei ole ju selgelt nägija. Ehk siis, meil on vaja kogemust, et näed, ma tegin selle väikse sammu. Nüüd ma teen järgmise väikse sammu.
nüüd ma teen järgmise. Ja kui teil tekib see mõte, et ei saa, jälle ei saa, siis mõelgegi, et ma eile mõtlesin samamoodi, et ma ei saa, aga ma tegin selle ja näed, ma jäin ellu ju. Ma jäin ellu. Midagi hullu ei juhtunudki. Ma arvasin, et ma kunagi ei suuda öelda näiteks ei nendele inimestele, kellega ma üldse ei taha läbi käia. Aga sa suudad. Sest et tegelikult ju kõik see, mis nii öeldes on sinu elus, on ju sinus, mitte kuskil mujal. See tunne, see mõte, see, kas sa õnnestud või sa ebaõnnestud, see, mida sa otsustad või ei otsusta, see ei tule mitte kuskilt mujalt. See julgus ei ole mitte kuskil mujal kui sinus endas. Näiliselt on see, et kui tema oleks mu kõrval, mis siis hakkab. Ja inimesed jäävadki ootama. Kui see kunagi keegi teine teeb, siis ma olen valmis. Aga ei ole. Ja elu läheb mööda. Mis siis saab? Ehk siis, sellepärast öeldakse väga hästi, et hirm viib meid tunduvalt kaugemale kui see ihaldusväärne soov. Miks? Sest et kui te olete situatsioonis, mis teile ei meeldi ja te mõtlete, kui te täpselt samamoodi jätkate, kuhu te siis jõuate? Mis toimub siis aasta pärast? Mis toimub 10 aasta pärast? Olete ikka sama õnnetu, ikka sama rahulolevatu. Istute seal hooldekodus, vaatate neid virisevaid vanainimesi. Tahate seda või? Mina küll ei taha. Ja nüüd ongi, et tegelikult ju see, mis takistab teid, ei ole mitte midagi muud kui ka teie enda peas genereeritud mõte, et see asi võiks ju kuidagi õnnestuda. Aga kas ta ikka õnnestub? Unustage ära. Iga inimene on väga täiuslik. Ja neid, kes saavutavad ükskõik missuguseid eesmärke siin elus, neid eristab ainult see, et nad lihtsalt on hüpanud sinna tundmatusse, võiks sisuliselt öelda. Elus puudub loogika. Absoluutselt. Te ei saa sättida kuidagi moodi ideaalset situatsiooni, et kui see tingimus ja see tingimus ja see tingimus, seda enam te ei suuda kunagi neid tingimusi kontrollida. Mitte kunagi. Te suudate ainult seda kontrollida, kuidas te mõtlete ja mida teie teete. Teil ei ole vaja tegelikult mitte kedagi teist kõrvale, et hakata minema. Uskuge või mitte, see ei ole praegu motivatsioonivideo, vaid lihtsalt see on reaalsus. See on reaalsus. Vaadake väikseid lapsi. Kas nad kardavad midagi? Alguses, kui nad on päris väiksed. Tal puudub kogemus. Ta ei ole veel õppinud teistelt kartma. Ta lihtsalt tahab midagi, hakkab minema. Vahepeal kukub, tõuseb püsti. Klopib ennast puhtaks, nutab ära oma nutu ja edasi. Aga ta saab seda, mis ta tahab. Nii et mõelge hoolega kõigepealt, mis on teie elus puudu, mitte seda, millest te tahate lahti saada. Tehke plaan, kuidas seda saavutama hakata. Ja hakake minema ja ärge üritage seda teekonda kontrollida, sest et te nagunii ei suuda seda. Suvi on suurepärane aeg muudatuste tegemiseks. Seepärast, et me saame rutiinist välja. See on nagu iga puhkus. Kui sa lähed kuskile väljapoole, näiteks Eestit, või kas või, ja sõidad kuskile talusse, puhkad seal, oled 3 päeva ära, oled hoopis teine inimene. Versus sellega, kui sa tuled, põmm, ja oled jälle täpselt samas rutiinis. Iga niisugune muudatus tahab saada niisugust nagu rutiini muudatust, see oleks kõige õigem sõna. Ja nii kui ma toon sisse rutiini muudatuse, olgu see siis kas või, ma ei tea, mööbli ümber paigutamine, ma ei tea, väike remont, või see, et okei, kui ma muidu magasin, ma ei tea, kella 9 hommikul tavaliselt, siis nüüd ma tõusen üles kell 8 ja lähen lihtsalt tund aega varem magama. Ongi kogu lugu. Kui ma enne vaatasin seriaale ja elasin seriaali tegelaste elu, siis nüüd ma vaatan, mis laias maailmas toimub. Palju põnevam. Täitsa kindlalt. Nii palju on maailmas huvitavat, mida õppida, avastada.
ja ärge kartke enda unistusi ellu viia. Lihtsalt on vaja tegutseda. Mitte küsimus ei ole teis, vaid selles, kuidas aju on ehitatud. Ta tahab teid ellu jätta, mitte teid viia teie suurte unistuste suunas. Ehk siis alustage sellest, mida te tahate, mitte sellest, mida te ei taha. Ja mõelge, kui te jätkate samamoodi nii, nagu te ei taha, mis saab siis 10 aasta perspektiivis? Hirm töötab paremini kui ideaalsed suured eesmärgid. Jõudu!